Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Mootorid mürisevad täna Rägavere vallamail. Mootorid mürisevad täna Rägavere vallamail Mõõdaka krossirajal, kus on algamas siis kestvusmotokrossi Eesti meistrivõistluste esimene etapp ja meie selja taga on joonele võtnud juba soolotsikrid, kelle kontrollaeg on 1 tund, aga kuulame ennem, mida arvatakse sellest hooajast ja ka tänasest rajast. Klubi AV Motors oli oma tööd igati tõsiselt võtnud, igal juhul toredas talvilmas olid kohal igati korralik osavõtjate hulk ja üllatavalt palju pealtvaatajaid. Selge tõestus, et inimestele läks see üritus korda. Valla elus on see päris tähelepanuväärne sündmus. Jah, et kuigi ta on juba traditsiooniline, aga ikkagi üsna tähtis meie jaoks. Tulite siia, vaatasite rahvaarv, mis rajakõrval, mis rajal, see tähendab ainult, et kõik läheb nagu plaanitud. Täiesti imestasin, sest tegelikult suuri reklaame ju väljas ei ole, aga oma ala fanaatikud on ju kohal ja eks nendega nii-öelda poolehoidjad, nii et päris kena on see rahvaarv täna siin. Tundub siis, et see AV Motors on päris teovõimeline klubi? See on tõesti selline klubi, kellele ühtki paha sõna ei tohi öelda ja kõik, mis nad siin teevad, et läheb korda ja au ja kiitus neile. Ühelgi aastal pole probleemi olnud, et tehakse igal juhul ära? Tehakse ära ja tehakse lausa niimoodi ära, et paar päeva on võistlusteni aega. Mingit rada veel maas ei ole, aga mehed tulevad kohale ja võistlus saab tehtud ja nii, et poisid on tublid. Kõigepealt valmistusid stardiks soolotsiklid, nii-öelda vahepalaks olid noorte stardid ja päeva lõpetuseks tulid rajale ATV quadracerid, neil oli kavas 2 tunni pikkune meeskonnavõistlus. Sooloklasside staariks oli loomulikult Martin Leok, kelle uueks armastuseks on vanema venna Aigari eeskujul Enduro. Joonele veeretas ta uue KTM tsikli. Kas oli sõidujärele ka juba nälg tekkinud? Keegi ei maga tänapäeval, et see jätakse nii talvel kui ka suvel, et see aasta ka, et otsustasime minna teise tsiklimargi peale, et ütleme 2 päeva vana tsikl, et lähen proovin teha ära, et kuidas tunne on, aga praegu esmamuljed on küll väga head. Ma arvan, et üks väike kibelus on vist kõigil, sest et see on nagu esimene talvine tõsine võistlus. No nüüd on üle pika aega nüüd paus olnud, et 4 kuud ei ole ühtegi võistlust olnud, et ma arvan, nüüd on täna esimesed ringid on kõik äksi täis kõik kõvasti, ma arvan, et eks siis näis, mis saab, et kõigil, keegi saab kodus niisama passida, et kui kross on kuskil, siis tuleks ikka kohale, et vahet jälle, mis ilm on. Kas võis arvata ka nii, et soolomehi tuleb nagu rohkem, kes sõidavad spetsiaalkrossi, et Eesti talikrossi esimene etapp on ka tulekul? Ja, et siin on muidugi jah, et siuke nagu talihooaeg on natuke nagu hiida peal, ütleme niimoodi juba. Et mitu krossi on juba ära jäänud ja siuke nagu suurem tuhin, mis algusel, nagu jaanuari alguses oli siuke tuhin, et uuel aastal uue hooga, aga see nagu natuke ära läinud juba natuke, et paar etappi ära jäänud, aga vähemalt tuli lumi ja tuli külm ja hakkas hooaeg pihta, et siin ei saa midagi. Oled siin ringi juba vaadanud ka, kellel tuleb silma peal hoida siin? Siin, eks start läheb, siis iga mees võib kogu aeg üllatada, et siin ei tea midagi, et eks siin ka sees on, sellel tuleb silma peal hoida. Kas rada on tuttav? Jah, olen suvel sõitnud siin, aga eks talvel on kõik see teine teema natuke, et eks esimest ringi tuleb ikka ette vaadata nagu Enduros ikka. Tervelt 150 meest olid katsumuseks valmis, peakohtunik Rene Metsla tõstis kollase lipu, pinget oli tunda ka pealtvõtted hulgas ja siis see algas. Kõige parema stardi sai seekord üllatuslikult Timo Mõts, tema kannul tuiskas Toivonikul pensios, võiks arvata, et tund aega oli piisav aeg, et jõudude vahekord rajal paika panna, ometi oli stardil suur tähtsus, sest alguses kaotatud on hiljem rajal juba väga raske tagasi võita. AV Motorsi poolt oli ettevalmistatud 3,5 kilomeetri pikkune ring ja kõige rohkem olid sellega vaeva näinud 2 meest. Kui palju möllamist tänaval aastal see rajaga oli? Tänavu aasta on nüüd, see saime vähe lihtsamalt, sest suvel sai kõik eeltööd ära tehtud, rada silutud see sügisel peale seda suvekrossi ja suvel tegime selle raja nüüd 4 meetri laiuseks, nii et nüüd me piirdusime ainult tallamisega. Lumi on kõvasti peale kinni tallatud, nii et
see nüüd sõidetakse jääks ja siis tuleb õige võidusõit. 4 meetrit tegime laiemaks. Te lähete mõlemad ju mehed peale ka meeskonnavõistlusest. Ikka, muidugi. Kui oma üritus on, siis peab minema ikka. Ma vahepeal olen vahele jätnud küll selle sõitmisega. Eks täna võib-olla vähe rohkem nalja pärast lähme ka peale äkki. Ma ei tea. Ma ei usu, et te päris nalja lähete tegema, te olete nii tõsised mehed. Ei no, sõitu võtame ikka loomulikult tõsiselt. Ainuke asi, et nüüd ei saanud trenni teha selle raja meisterdamisel. Meie rajaressursid on raja peale läinud kõik põhimõtteliselt. Aga masin on ette valmistatud ja proovime ikka esimese koha ära võtta. Loomulikult oma rada, see oleks nagu õige. Eelduste kohaselt pidid kiiremad tegema 7 ringi Martin Lioki hoogu nähes ehk isegi 8. Kiiruse poolest 2 järgmist meest olid Timo Mõts ja taaskord Toivonikko Pensius. Igal juhul Martin Liok pidi alguses päris kõvasti vaeva nägema, et liidriks tõusta. Põhjus oli veidi maha makatud stardis. Stardis tehti sulle natukene liiga või? Ei no stardis nagu ikka, nagu meil traditsioon on, et peab ikka rässu minema natuke see start. Aga ei midagi viga ka stardis ei olnud, et olin 3. kohe ja et vana meistritest Toivoste ikka raske mööda saada esimestel ringidel ja sain mööda ja siis sain esimesel ringil sain kohe liidri kohe kätte. Et siis oli nagu suht nagu rahulik edasi sõita. Et esimene ring oligi, et ei olnud eriti sooni sees midagi. Aga teine ring oli katastroof tegelikult. Aga see oli äge tegelikult, et kõik oli risti hästi ja siis hoidsin väikest tempot üleval ja siis lõpus juba tuli väike soon sisse. Timo Mõts kaotas talle parimal ringil 8 sekundiga, oli aga sama palju üle Toivonikko Pensiusest. Nende 3 selja taga pidasid järgmiste kohtade pärast võitlust Mart Meeru ja Mihkel Merimaa, keda finišis lahutas omavahel vaid sekundikümnendikud. 2 kiiremat said ainsana kirja 8 ringi, Martin Lioki edu Timo Mõtsa ees oli 51 sekundit. Talvel nüüd ma sõidan kõik kaasa, mis siin Eestis toimub, et kestvused ja kui tuleb jääradasi ja kui tuleb järgmine nädal on kross, et tahan ikka kõik kaasa sõita, aga eks näis, mis ilmataat teeb, et ta lubas siin väga hullu pakast, et eks näis. Ja siis ütleme nii, et valmistun järgmiseks suvehooajaks. Kindel 3. ja E1-klassi võitja oli Toivonikko Pensius. Temaga koos tegid 7 ringi Mart Meeru ja Mihkel Merimaa ja veel 15 meest. Noortest jõudsid esitossinasse Norman Madiberg ja Priit Piine, kes lõpetasid 30 sekundi sees. Rõõmustavalt palju oli rajal noori, 100 ja 200 kubikuliste kvaadraistrite sõit algas Martino Adamsoni juhtimisel, kellele tihedalt oli kannule võtnud Kevin Saar. Head kiirust näitasid veel Henrik Volmer ja Kaidar Kompus. Esikohaduell jätkus väga nauditavalt, kuni ühel hetkel Martin Adamsoni tehnika veidi tõrkuma hakkas. 2 esimest pääsesid nüüd kaugele ette ja hilisem sõidu jätkamine päästis Martinile vaid 3. koha. Tosina poisi hulgas võitis Kevin Saar, teine Henrik Volmer. Kõige nooremad sõitsid väikesel ringil 50 kuubikulistel ja võitja oli Joosep Eesmäe. Temaga koos tegi 12 ringi veel Gert Kasemets. ATVD ja kvaadraistrite meeskonnavõistluses oli rajale minemas ka AV Motorsi paar Aimar Välba, Margo Kivivare. Soolomehed pöörasid selle raja põhjalikult sassi teie jaoks. Aga nii on võib-olla huvitavam ka, kui see pudru seal peal on. Et esimesed 2 ringi on kindlasti väga huvitav. Kui need kvaadid liiguvad ja 4-pedustel on kindlasti lihtsam, aga... Kumb teist alustaja on? Aimar. Sina? Eks mina pean olema võib-olla. Ma lasen pomme. See stardimöll, see on ikka päris tähtis asi. On. Kui eest ära saad, siis on pärast lihtsam sõita ka muidugi. Kui sa kellegi taha jääd sinna toppama, siis sellega kaotad aega palju. Selle stardiga on niimoodi, kui on kindel võit on see, kes esimesed kohad stardis võtavad, ega see järjestus on, kui need ei katkesta, ega siis see järjestus suht niimoodi jääbki. Sest siin esimese 3 ringiga, enne kui see nagu libedaks sõidetakse, need võtavad nii pika edumaa ära, sest teised möödasõidu võimalusi esimesel 2-3 ringil kindlasti puuduvad tänu selle soolodele. Ja veel tahaks tänada tegelikult Rägavere huviklubi ka nende poisse, kes tulevad siia alati võistlustel meil appi, kes on ka kohtunikeks siin ja ka raja ehitusel on aidanud. Ikka 2 peale, meil on praegu see teine võistlusel, oleme tegelikult 2 peale selle ära teinud, et aga rahvale meeldib ja miks mitte.
2-tunnise meeskonnavõistluse stardiks oli nüüd kõik juba valmis. Esimeses reas olid joonel quadracerid, kus üks favoriite Siim Vaide alles soojendust tegi. Veel viimased märkused Rene Metslalt. Sõidusoosikud oli kerge üles leida noor Siim Vaide ja kogenud Martin Toovis. Stardimomendi tabamisega kellelgi suuri probleeme ei olnud. Niinimetatud pudelikaelas läks teadagi kitsaks. Kõrvalt vaatas seda möllu Sten Jupaševski vahetusmees Hando Pall. Kuidas kõrvalt vaadata oli stardimöll? Väga hull. Siuke pauk käis, et ebareaalne. Tahaks ise ka juba hakkasid käed värisema. Aga huvitav tuleb sõit, palju lund on. Et ootame oma vahetust. Täna on väga palju sõitjad on. Et 22 ekipaasi. Et ägedaks saab sõit. Nägid ka, kuidas su paarimees Sten minema sai? Jaa, enam-vähem. Siin olen refi valikust, et alguses need, kes eespool minema said, nendel olid spetsiaalsed lumerefid, et alguses neil peab. Aga poole sõidu pealt, ütleme, asjad on muutunud kindlasti, kui mitte varem. Veel paar minutit tuli ATV-del oodata ja siis oli nende kord. Stardipauk oli taas vägev ja võistlus esimeses kurvis kompromissitu. Kuidas need kaks klassi kiiruse poolest omavahel võrreldavad on? Ei oskagi öelda praegu, et ma ei tea, ma arvan, nad on ühe kiirused. Et ATV-d võib-olla püüavad alguses kinni, aga siin ikkagi peaks see on kiire rada. Esimesel ringil suuri vahesid sisse ei sõidetud. Quadidel oli rivi ees Siim Vaide, kannul Janek Soidla ja Risto Seimar. Esineliku lõpetas parim lätlane. Teine grupp oli juba väikese vahe lasknud sisse käriseda. ATV-del oli parimal positsioonil Erik Reinmets, siis tulid Alo Lincoln ja Aimar Välba, kes aga kahjuks peagi katkestas. Sõiduladusele korraldusele aitasid kaasa kohaliku huvikubli kohtunikud. Üks suuremaid projekte, mis sai nagu ellu viidud tänu liideprogrammiga, soetasime endale 7 ATV-d, Aagise ja varustuse. Ja eile oli juba esimene matk ja loodame, et see projekt läheb korda. Ja nüüd selle rajaga seoses koostöös AV Motorsiga me oleme siia ka kuskil 100 000 krooni ulatuses nagu projekti raha nagu hankinud enne siia. Quadidel sõitis Siim Vaide teistel lihtsalt eest ära. Teiseks oli tõusnud Janek Soidla. Suurim oht grupi selja taga oli aga Kaspar Kangur. Kahjuks oli sunnitud katkestama teist ringiajaga sõitnud Sten Jupaševski. ATV-del tegi väga head sõitu Randel Tars. Koksipeatsed olid meeskondadel omal valikul. Oli neid, kes vahetuses väga ei kiirustanudki, oli neid, kellel iga sekund arvele. Martin Toovis oli rahu ise, Siim Vaide oli talle korraliku edu sisse sõitnud. Esimene võistlus siis talvine meeskondlik Quadiga ja ei osanudki nagu midagi oodata, praegu läheb sõit ilusti. Tunnen ennast hästi ja masin töötab hästi ja loodame, et lõpuni ikka peab. Sa oled selle Quadiga nüüd lõplikult kohanenud? No päris lõplikult ikka ei ole veel. Et siin vahepeal oli masin katki ees, oli pikk paus sees ja õlavigastus oli ja aga nüüd olen tagasi ja vaikselt treenin jälle. Kuidas te Martiniga oma jõuvarud seda jagate? Kindla plaani ei olegi, tunde järgi, et kui on hea rühm, siis sõidame ja kuskil poole tunni tagant üritame vahetada. Peaasi, et tehnika vastu peal. Jah, loodame. ATV-del jätkus Jaan Markuse ja Randel Tarsi edu. Quadracerite ülekaalukas võitjapaar oli lõpuks Vaide Toovis. Nende edo Argo Aabeli ja Priit Järvloes oli veidi alla 2 minuti. Aga neile vaid 2 sekundiga kaotasid Kaspar Kangur, Helari Järv, kes olid kolmandad. Soidla Montvila ja Seimar Verniku järel oli kohal ka ATV võitjapaar Jaan Margus Randel Tars. 2,5 minutit kaotasid neile Lincoln Tooming. Kõik said kirja 14 ringi. ATV-de 3. koht, Malkus Kuusik tegid 13 ringi. Ühtekokku lõpetasid võistluse 33 paari. Selliselt arenesid sündmused Mõõdakal. Meie järgmises saates anname aga ülevaate sellest, kuidas kulgesid sõidud Eesti talikrossi meistrivõistluste avaetapil. Tänaseks kõik, aitäh vaatamast. Mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.